Eesti poelettidelt leidub väga palju erinevaid ketšupeid, nagu näiteks Felix, Hellmann's ja Salvest. Ja tänases videos ma panengi kokku kõik need ketšupid ja vaatan, milline on parim ketšup. Aga ega ei midagi muud, kui lendame esimese ketšupi juurde. Ma käisin Rimis ja leidsin, sponsor ütlen, ja leidsin väga palju erinevaid, tõesti, ma püüdsin väga palju erinevaid, ütlen veel korra, väga palju erinevaid ketšupeid sealt. Ja ühtlasi sealt nende seast leidsin ka enda Rimi klassik tomati ketšupi 400 grammi. Ja kuna see tundub natuke huvitavam teiste brändide seast, siis ma mõtlesin, et ma peaks seda kõige esimesena proovima. Ja, aga enne kui me hakkame seda ja neid teisi ketšupeid proovima, siis kindlasti vajuta seda like'i, subscribe'i ja kui sa seda teed, siis ma luban, sul on poole rohkem lakki järgmistes asjades, mida sa hakkad tegema täna just. Jah, sul on lakki poole rohkem. See on ainuke ketšup, mis on siukse pakendiga, kõik teised on siukse pudelis nagu. Ma väga suuri ei võtnud, sest ma pean need pärast kõik ise ära ka sööma, ma pean teile ütlema. Ja see on lahti vaikselt, ta on päris. Ta on siukene tomatine lõhn. Ma arvan, et temas ei ole väga palju suhkrut. Ta on tomatipasta, on 21% suhkrut, on vähem ja säilitusaineid on päris palju. Seega ta pigem säilib vist kauem, kuna ketšup peabki kauem säilima. Sest mul on üks ketšupi pudel vähemalt 6 aega kapis. Ma võtsin siis üks taldriku ka. Ma hakkan neid vaikselt siia peale panema ja vaatame siis. Ja ma panin natuke niimoodi peale. Näed välja nagu mingi uss, kes üritab kuhugi ära lüüa. Ja ma panen natuke veel. Ja siis mul on väike taldrik, väike luskas. Enjoy! Ja siis puhas ketšup. Esimene maitse on üpris halb. Ta on siukene hästi kange, tugev. Ta on hästi siuke kange, tugev ja siis ta muutub nagu magusaks. Et see suhkur nagu tuleb kusagilt välja. Natuke on ta spicine, ta ei ole väga. Temas on natukene siukest vürtsi on ikkagi pandud. Kuigi peal pakendi peal pole oleks vürtsine. Aga ma isegi arvan, et ma sööksin seda, kui mul midagi tõesti ei oleks süüa. Siis ma seda ketšupit tõesti sööks. Aga kas ta mu lemmik on? Ma proovin agra veel. Ta ei ole siiski parim ketšup. Ta ei ole siiski parim. Ma arvan puhtalt teda süüa, ma lõpuks hakkas jooksjärg, ma arvan. Sest ta on ikkagi väga kange ketšup. Siukse 10 palli skaalal sellele esimesele ketšupile ma umbes annaksin siukene kusagil äkki 5 kanti midagi. Sellepärast, et ta kindlasti üle 5 ei ole. Ta 4 ka ei ole. Ma annan esimesele ketšupile 40. Mina annan. Teine ketšup Salvesti. See on ainukene klaaspurgis olev. Ja tublit tomatine ketšup. Ma teen lahti. Ma arvasin, ta käib raskemalt lahti. Siin on natuke juba näha. Siin loksunud mul. Kuigi ma otsin neid umbes siukene 20 minti külmkapis ka. Ma panen siit natukene ta, mis aeglaselt ta liigub. No, what the heck happened there? See. Mis siin juhtus nagu? Lõhn on natuke magusam kui eelmisel. Aga ma ikkagi proovin siis. Selle ketšupi tekstuur, nagu see segu, see on hoopis midagi muud kui sellel oli. See on tõesti hoopis midagi muud. Ta oli ka üks kõige kallimatest seal poes. Ta oli üks kallimatest, aga ta tõesti, see on nagu hea ketšup. Ta ei ole halb, ta ei ole mu lemmik. Siis ma juba tean, mis nendest ketšupitest, mis ma siin täna hakkan proovima, mu lemmik on juba, ma tean väga hästi. Aga ma lasen ennast üllatada ikkagi. Ta on kindlasti parem kui see eelmine.
see Rimi oma oli siukene hästi tomatine. See on rohkem nagu püree ketšup. Temas on rohkem kindlasti ka suhkrut. Siukse 10 pallis kanal ma ütleksin siuke tugev 6,5. 7 ta ei ole, ta on siuke 6,5. Ta on üle 5 kindlasti, aga ta ei ole üle 7. Ta on seal 6 poole pealt. Nii, ma käisin siis leidsin sealt ka Hellmann's, kes minu arust on tegelikult rohkem isegi nagu majoneesi tootja. Vähemalt reklaam on ju küll, aga Hellmann's on ka siis ketšupi ja majoneesi tootja. Ja see on hot ketšup, mingi pikanti. Ma ei ole kindel, kas see on nüüd väga spicy või väga mitte, aga tundub, et see on päris spicy. Panen ta siia nurga peale natukene. Oi, kui hästi ta tuleb, okei. Okei, ma midagi natuke keelega mekkisin, aga oota, ma unustan ka kõigepealt. Lõhn on. Ma ütlen, et see on neist 2 kõige magusam praegu magusama lõhnaga. Ta on tõesti 2 kõige magusama lõhnaga. Aga jah, vaatan siis. Ma ei saa aru. Kas ta on nagu... nüüd ma tunnen, nüüd ma sain mingi piprad ära endale. Okei, nüüd ma tunnen vaikselt. See hot kidi on siin põhjusega peal. Ja seda on siin kuskil nurgas natuke ikkagi tunda. Tegelikult nii hull ei ole, ma ei tea, mis üks reaktsioon isegi tegin. Aga ta ei ole halb. Ma arvan, et Hellmann'si tavaline ketšup on kõige parem, ta on kõige magusam. Ta on siukene, ütleme siukene 60 praegu. Ütleme päev, oleks kurk või seda pipart. Ta on siukene 60 jah. Ta on natukene jääb alla sellele. Ta on natukene alla. Või tegelikult, teate, ma arvan, et need 2 ketšupit on täiesti väärilised samalt sedasama. Seega see on ka 6,5 10. Ja see on 6,5 10. Ja see oli 40. Seega jah. Ta on mingi asi mulle temas väga ei meeldi. Ta on nagu hapu võib-olla liialt. Järgmiseks on mul Felix. Felix, ilma selleta ma ei oleks seda videot teinud, ma arvan. Ja see on isiklikult minu lemmik ketšup. Ma isegi ei pea seda proovima, ma arvan. See on bänger nagu. Seda peab alati lahti keerama, seda ma tean. Üldse nende pakipurgendite puhul peab, see on kõige suurem, mis üldse vist olemas on. Ma ei tea, palju see siin 1,25 kilo sellest teinud jäävast. See lõhn, ma tean, see lõhn on nii hea. Damn. Okei, väga huvitav on ketšupite puhul see, et kõik on siukse oma lõhnaga nagu, et kõigil on mingi väike nüanss, on natuke teistsugune. Igaüks ei ole nagu sama lõhn, mis oleks suhteliselt iga ketšupite puhul. Vot. Esimene ketšup, mille puhul tuli siukene väiksem vedelik veel juurde. See siin. See on esimene ketšup, mille puhul tuli seda vedelikku siia natukene. Okei, proovime. See on klassik, see on nii klassik lihtsalt. See on lebo ju 90. See on lihtsalt nii klassik ketšup. Et ma olen seda ketšupist äkki see on mingi, ma ei tea kui palju. Ma arvan, see esimene ketšup, mida ma oma elus proovisin väiksena. Ja tõesti, see on parim Felix. Felix on üldse parim nagu. Parim, jah. See läheb kõikidest üle. Ma arvasin, et see lähebki. 8-10, kõva 8. Ükski ketšup minu arust ei ole kunagi nii hea, et 10-10 panna. Sest ma ei ole tõesti kunagi elus nagu siuksest normaalselt head ketšupit saanud. Aga see on siuke hea 8-10. Ja viimaseks on meil siis Heinz mingi tomato ketšup 1869. aastast. Vähemalt siin kirja on 1869. Huvitav on see, et kork on siin, aga nagu see paber on siia teistpidi peale pandud. Ehk siis kui ma nüüd keeran selle nagu niimoodi ümber, siis on õige pool nagu. See on väga huvitav. Seda ketšupi ma olen praegu võtsin kapis ka. Olen ise tarvitanud, aga mul on nii palju neid maitseid siin juba pandud, mul on selle maitse juba meelest ära nii. Aga ma panen seda siia ainuses vabas kohta veel natukene. On siis proovime.
see tuleb nüüd huvitav, ma pean ütlema. Sellel ketšupil on siukene, nagu sa paned ketšupi peal leiva peale ja leivaga koos hammustad seda. Kujutate pealt külma leiva peale ketšupi, hammustad seda. Ma ei tahaks üks asja kunagi proovida. See mõjumist nagu see maitse. Ma ei saa aru, kas mu vett peale jooma panna. Okei, ma annan uue võimaluse sellele ketšupile, mõin peab vett peale natukene. Selle maitse ei läinud paremaks. See maitse ei läinud kordadeski paremaks. Ta on nagu põhimõtteliselt täpselt sama. Okei, nüüd tuleb väga põnev mäng. See esimene ketšup, mis me proovisime ja see ketšup, kumb on neist parem nüüd? Mida ma tahan nüüd proovida? Ma proovin natukene seda. Ma proovin seda ja vaatan, kumb neist on parem. Et kumb saab väiksema reitingu. Okei, proovime kõigepealt seda Rimi oma. See Rimi oma on siukene tomatine. Lõpp läheb magusaks. Lõpp läheb vägagi magusaks. See teine, proovime seda. Okei. Ma olen oma otsuse teinud. See ketšup on halvem kui see. Ma ei tea, mis asi see praegult on. Aga kas kõikide nende maitsetega see viimane on tõesti kõige halvem. Ma ei ole kindel, ma olen seda mingi 6 aega või 2 kuud tarvetanud, see on põhimõtteliselt tühi. Aga see oli 40-ast, sellel on juba 30-ast. Tõesti, see ei ole hea, see ei ole üldse hea. See on väga veider maitse, see on nagu juurvilla ketšup. Ma ei oska muud mõelda. Aga ikkagi see on parim ketšup, mida mina näinud olen. Nii et jah. Ta on kõige parem maitse, ta jääb ka kõige paremaks. Kui sulle minu teine video selle kanalile meeldis, siis kindlasti vajuta like'i, vajuta subscribe'i viimast korda. Kui sa seda teid ei ole, siis palun tee seda, see tõesti oleks suur tähendus mulle. Aga ma ei tea, mul pole midagi muud öelda, kui näeme juba järgmine kord.